Teate, on üks asi, milles me kõik oleme väga head ja selleks on muidugi raha kulutamine. Aga asi, mis on natuke keerulisem kui raha kulutamine, on muidugi raha teenimine. Ja nüüd on aeg natukene raha teenida. Anname endale täpselt 5 päeva, et teenida nii palju raha kui võimalik. Aga challenge on selles, et ma ei tohi kulutada mitte ühtegi oma senti. Mis me selle jaoks tegema peame? No alustame kodust. Ja vaatame, mis meil kodus siis müüa saab. Ma alati olen kodus ringi vaadanud, mõtlen, et mille jaoks mul seda asja vaja on. Esimene mõte, mis ma tahan siit läbi käia, on see kaps siin. Ja asju, mis mul on liiga palju, need on kossid. Vaata, kossidega nagu see case, et käin mingisugune 1-2 paari, mis mul lemmik välja kujunenud. Ma käin ainult nendega ja kõik teised lihtsalt seisavad. Valime välja siis, mis müüki panna, äkki pilt neist teha ja siis paneme kuskil üles. Ma ei kujuta ette, mis need kossi hinnad 50 ikka ei või. Mõned jätame kindlasti alles, aga lihtsalt need, mis enam, ma ei tea, kas ei ole moes, kas ei viitsi käia, kas on üldse kuradi peab prügimäele viskama. Ja see lihtsalt ütlen, et see ei ole veel kõik. Kui niimoodi ma ennast hakata exposima, sa ütled küll täitsa crazy, no mis millega me tegema, mille jaoks nagu üldse mingit fucking kossi nii palju vaja on. Mõned on juba nii sitased, ma ei julge isegi neid müüki panna. Ja siin olid need asjad, mis ma nagu justkui pidin käima või võtma. Aga no lõpuks ma käin ikka mingi sellega ja selle kossipaariga ja bam. Nagu nende asjadega on see, et mulle meeldi asju ära visata, ära anda, eks see on minu jaoks üliraske praegu, mis ma hakkan tegema. Karmid, oleme karmid, meil on ikkagi point vaja raha teenida. Nendega, need lähevad müüki. Need on suht viisakad. Need lähevad koju. Need on ka viisakad. Ma vist ostan neid. Ostad, jah? Kõik on 42,5 summad. Täpselt minu. Ane, palju ostad? 50. 50, jah? Võta. Jaa! Kutšing, isegi pidanud kodust lahkuma. Jaa, Šurik, aitäh sulle. Plätud ka müüki. Need kossid on ka ikka oma aega näinud. Me oleme vastast selle Wingmani shootile asjadele, need mul jalas juba. Mälestuse mõttes, et on alles. Need on ilusad, need ei taha ära anda. Need on see tutikad, nendega pole käinudki, need jätame suveks. Need paneme müüki. Need on liiga koledalt müüa. Nii, need ma alles ostsin, need on suveks. Okei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paari on müügis. Ja 1 on müüdud. Aitäh, Šurik. 50 euri. Kčing. Lähme siis kohe järgmiste juurde. Lähme rõdule. Siin. Oh my god. Et ühesõnaga siit peab ka sorteerima nüüd siis. Oot. Selle ma võtan. Seda võtad? Noh, ilusad. Müüki. Mingid siuksed. Müüki. Tema on heas, ma ei ole käinudki nendega. Ma ostan neid, ma ei saa aru. Ma tahan neid. Kindle? Jah. Ma sellepärast Šurika, kui siia filma võtsin, et tal tekib see, ma tahaks endale neid uusi kosse võtta. Nii, Conversi kossid. Kenad, müüki. Siuksed tossud. Müüki. Jordanid või? Ma isegi tean neid nimes. No vaata, 2 korda käidud, ma arvan. Ma lihtsalt olen nii lühike, mul ei sobi neid Jordanid. Need pidid suht reer olema. Müüki, mis iganes. See, no neid ma ei saa müüa, sest siin on Andrei Zavakin peal, vaata. Oh, wow. Müüki. Rohelised. Müüki. No need on tegelikult päris tuusad. Müüki. No need. Müüki. Need. Kurat, mis ilusad on need? Ja. See need on küll alles. Nii, siuksed mustad. Ja siis on veel jäänud ka see. Mis võib ka müüki panna. No, kui me siin juba rõdu peal oleme, siis mis see veel, no? Hakkame kõike võtma, vaata, mis see on. Äkki on suvel vaja, jätame alles. Kossi see on kuradi korda tehtud. Ops! Monopoli mäng või? No kuule, see läheb müüki. Cashflow mäng ka. Kont Express. See on kiles, saate aru, see on kiles. Paar korda käes olnud. Mis see veel on? Mingi ruuter. Jälle mingi ruuter. Vesipiibud. No siukseid ma enam ei tee, ei meelde need. Las see praegu olla. No ja muu on siin prügi vist või? Enam ajal. Siin on vist asi selge. Mis siin veel siis on? No köögis muidugi kelli asjad, et tabame ära, kui ma müüma asja.
mis veel läksime midagi head? Läksime midagi head. Näe, raha, tasust raha. Let's go. Okei, kella ma ei müü. Okei, siin ei ole midagi. Apple Watch. Okei, see on kingitud Apple Watch too. Kingitudest ei müüda väga. Mine müüsin. Sa müüsid? Ma nüüd ei teagi reaalselt. No mõnedel inimestel on lihtsalt vaja seda. Ma ei tea, kirjutage kommentaariumisse, kas kingitud asju müüaks edasi või mitte. Mis sa lihtsalt viskad ära? Ma ei tea, mis ma teen sellega, see on hea küsimus. No Okei, ma mõtlen korra veel selle peale. Nii, ma annan ära. Ära ju lahti tee, Jurik. Miks? Kingitused inimestele. Tõin Ameerikas. Mul lihtsalt nii meeldib Oreo. Ei, Jurik, seda sa ei tea. Need kapid äkki siin. Peab vaatama. Raamatud. Mis viimane raamat sa lugesid? Ära küsi nii raskeid küsimusi. Laura Valk, jah. Messi või Ronaldo. Pole siis küsimustki. Samsungi, ma mõtles siukse. What? That's crazy. Clothing Kittens ka midagi. Jälle lauamäng. Tegelikult ka müüa ja päris pullmäng tegelikult. Ma tegelikult need raamatud, mina neid raamatuid taha müüa vist. Nad on liiga ausad raamatud. Ja tekkiski ruumi kohe. Voot kui hea, noh. Mis siin toimub? Okei. Andrei, selgita palun. Jah, ei selgitus ei ole. Jälle mingid need mängud. Eesti vanaemade lood ja mis asja? Miks mul siuke asi on? Ega ebareaalne. Epp Kärsini koolitus, kuidas teha? Aga mingi arvuti on ka lambist siin. No plee. Aga no see on nagu nii vana arvuti, et sellega pole midagi teha. Aga vaata Juurik, seda too. Kas see läheb ka arvesse nüüd, et leitud raha või? Ma mäletan. Dollar lõhnab ikka teistmoodi, noh. Sõbrad kinkisid, et kunagi stripikasse lähen, et siis on ühestega hea. USA-s ühestega hea liitida, vaata. Stripikasse ei jõudnud. No ega jälle ei ole midagi. Ebareaalne. Ongi, mis meil ongi ainult kossid või ongi müügiks. See arvutiga, ma ei tea, mis teha, noh. See on tõesti nii vana, see on nagu piinlik müüa seda, noh. Tegelikult hea küsimus, nagu mis teha selle arvutiga? Ei no reaalselt, mis teha? Mis kapp see siin on, vaata selle üle. Uus plää. Oho, kuule. Olemas. No kurat, see oleks hea Polaroid, aga see on katkina. What is this, bro? Kaamera kott, aga... Telefonid, no võib-olla saan aru, miks ma neid ei kasuta, noh. See on ka sodi, Okei. Ainult see on siis meil realistlik variant, jah. Mis see veel siis on? Siin on midagi. No ja siin siis, kui me jõuame kappidesse, kõige suurem probleem, no, riided. Üldiselt mis tehakse, pannakse kuskile kirbukale või? Müüakse kuskil jaagas ja ausõna ei liitse tegelikult tegeleda sükste asjade, kus tegelikult targemalt küsima. No vaata, mul ei mahu ära ka enam juba. Ma olen lihtsalt story, no. Kus riided peaks viima? Aidake, palun. Okei, kallis rahvas, palun aidake, et mul on mingi jõhkrad, mingi siuksed asju. Aitäh. Nii, paneme selle üles, saame kohe vastuseid. Kuhu riivid müüki panna? Rahulikult teeks kogu selle kapi tühjaks, teeks alt tühjaks. Ega muud ei olegi. Ei saa. Suuga. Jurik otsis oma GoProsid 2 aastat tagasi, siis ma kuskil avastasin, koristasin mingi aeg. Mõtlesin, teen väikse üllatuse sulle. Unreal. Sa oled mingi 5 GoProd juba asemel ostnud, jah? Jah. Muidugi, tubli. Ei, tegelikult need lähevad müüki. Minu arust suht soliidne, siuke kuradi 4 kilo. Tšau! No see maksab 1500. Näe, nii mõtle, ma hea inimesena ainult annan sulle tagasi, ma hakkasid rahulikult maha müüa see. No näed, ma olen nii hea inimene, ma ei küsinud seda raha tagasi ka. Rahulikult kaotasite minu tehnikat. Ei kaotanud ju. Sellega läheb siis meie esimene deal lukku või? Esimene raha teenitud või? Jaa. Millised? Kes läheb need? Davai, 50 euri. Korras. Okei, aga teeme siis kossidest pilte. Nii, nüüd said enamus asjad üles pildistatud. Riietega on siuke asi, et juba inimesed vastavad siin. Vaatame, mis nad vastavad. Kelly vastas. Jaaga, Vinted. Okei, no vist on selge. Jaaga, Vinted. Vinted on kõige parem 30 minni müüdud.
Sarapuu kirbukas. Okei. Kossidest on pildid tehtud. 25 paari. Ma ei tea, kas 50-ga saab müüa neid. Võib-olla mõned äkki mingi veits madalam, aga ühesõnaga 25 paari maha müüa 50 euriga on meil see juba 1250 eurot. Ise kalkuleerisid peas? Ja muidugi peas, absoluutselt. Ja muidugi. Vaata, mis siin on siis. Jälle kossid. Kohvrid on ka kusjuures, need ei õla palju. Sa teed mulle nalja või? What? Mis mul nagu peas toimub? Äkki selle võtab mingi autosse kaasa, lähme stutti, seal sorteerime ära. Ma vaadake seda, see ei ole normaalne. Oot, sulle... Samasugune nagu sulle? Jaa, täpselt sama. No. Puhtalt nagu 0. Ei olegi käinud kordagi, vaata. 50. Mina vist võtan. Võtad? Mina vist võtan, jah. Väga hea teenitud, aitäh! Seda miks sul on vaja? Ma olen lühike. Oota, aga siin on veel mingid riided. No, need vaatame pärast. Siin on ka kossid. Ja siin on ka ketsid. Aga tegelikult, kui sul panipaigas polegi siis midagi. Okei. Äkki tegelikult paneme mingid asjad kohvrisse, siis... Võib. I don't fucking know, bro. Juurik läheb ikka kokku saama millegi päriski. Läustiga. Kuule. Sa ei saa, sul on juba kokku surutud käpp. Ma pesen ära, Juurik, rahu, kõik on korras. Kõik on korras, Juurik. Only good price. Väga hea. Vaatame asjaolud üle, mis toimub stuudios. Ja järgmine koht, kus saaks enam-vähem mina saaks asju müüa, on minu stuudio. Kõige suurem asi, mis ma saaks kohe maha parseldada, on telekas. Ma küsisin küsisin Instast, et kuulge, et kas kellelgi pole mingit telekat lihtsalt ära müüa. Ja siis ma lõpuks sain mingisuguse 40-inchise, maksin 100 euri. Keegi pärast mind 2 nädalat hiljem aastasin kuskil hidden requestides. Oli keegi mulle kirjutanud, kuule, tule võta, mul on mingi 55 inch, et tule võta ära, lihtsalt mul ei ole vaja, ma kolin ära, mul ei ole vaja. Tulen sinna, vaatan, hoopis 65, ta mingid, suva, võta. Mingi sales, okei. Vaatasin Marketplace'is, siuksed lähevad mingi 300-400 umbes, vaata. Fred mainis, et tal on ju telekat vaja, ma helistan talle. Shoo, sul telekat ei ole vaja või? Kusjuures, jaa. Mul on see kuradi 65-inčinena. Tahad endale või? Tasuta või? No, ei ole tasuta, ilmselgelt mitte, Fred, Mul on vaja ikkagi raha teenida, see on ju kogu asja eesmärk. No mingi 4 sotiga lähevad, ma võin sulle 3 sotiga teha. Davai, teeme 2 sotti siis. Ei, see on too much, bro, see on too much. Tarmo, kas ma peaksin nüüd 3 sotti eest selle teleka ennast maha? Osta. Okei, Tarmo rääkis. Anna mulle mingi tunnik, No algsi müüma ei hakka. Siin on ka mingi kuradi. Audiokaart, Behringer müüd. Tahad endale? Tras Juurik, kui sa ostad kõik asjad, mul läheb nii ole kuradi video challenge'i point kaob ära, vaata. Liiga head asjad. On, jah. Mikrouun on siin too. Miks mul see mikrouun on? Näed, siin on jälle kossid ju. Vaata, siin on jälle kossid. Viska sinna. Tule, siin on jälle kossid. See on uskumatu. Okei, mikrouun too. Näed, siin on ka kossid. Bruh. Lihtsalt ei ole normaalne. Aga mul on mikrouun ju. Aga ma saan tolle maha müüa. Sharpi mikrouun. Noh, see ka tegelikult. Ta ka ei kasuta. Vaata Juurikud silmis ära. Lihtsalt paku hind. Ma arvan 4 sotti maksab see. Aga ma võtan 4 sotti. Mulle saibib. 4 sotti? Oi, ma panin nii mööda või? Väga mööda panid. Davai. Ma panin nii mööda või? Täpselt panid. 440. Sa tead seda? Jah. No 4 sotti, okei, no 4 sotti, jumal aus, näed, 4 sotti ei kasuta. Teevad siin. Seda mul küll vaja ole. Nii. Rämma rallias. Põmm. See OG cam ka, mis ma tegelikult filmisin YouTube'i videod alguses. See on variant, on ju siin. No ega muud ei olegi, noh.
hakkame jälle kosse sorteerima, no mis see kuradi asi tulebki lihtsalt kosside sorteerimisvideona. Oba, vaadake neid. Jalkavennad, kõik teavad. CTR 360. Nii, no ja nüüd sellega vaadake nad jälle no. Miks mul on nii palju kosse? Panipaik pluss tutt. 20 paari. No ja, hakkame jälle pildistama siis. Nii, pildid on tehtud. Ehk siis nüüd kossi paare. 46 paari. 46 paari. Kosse. Nagu mille jaoks, kelle jaoks? Ma olen nüüd asju 2 korda kandnud no. Ja siis on meil veel see ja ma isegi ei tea, mis see kuradi on no. Ja mingi mikser ka põhimõtteliselt. Vaatame, hakkame siis vaikselt postitama, see on see kõige annoyingum töö. Ja lihtsalt teile ka, kes võtavad sükse asja ette, Vinted ja ka kirbukad on ja ongi kõik. Okay, hakkame postitama. Shoe on kohal või? Bro, ma hindan praegu, vaata, mi hinna ei ole praegu. Vendeli vaata, kas 3 sotti on väärt seda. Praegu for real. Sa saad 3 sotti on nii hea sõbra hind küll see olla saab no. Aga mu sõber on kõige suurem juut meie grupist. No bro, ma tegin sulle kõige odavam, mis üldse marketplace'is müüaks. Vaata, mis chat räägib. 3D prillid ja värgid, särgid, vaata. Sa oled 3D kõrdi. Võta mikroon ka veel endale, kui väga vaja on. Bro, anna pro boonale. Ei, see läheb 30 juurde. Räägid, kõige suurem juut meie grupist. 200 tahad teha või? 2 sotiga tahad seda saada või? Kus ma võlun välja sul kuradi... Ma lihtsalt olen nagu honest sõber, vaata. Honesty või? Honesty. OG's teada. 275, okei. Ma enam alla tuleb Facebooki marketplace'is mingi. Sul on telekat vaja, mitte mul no. 165 või? Üks sitt offer veel tuleb, siis ma lähen 3 soti peale tagasi. See on disrespect. Ma sellest alla ei tule. Okei, oota korra, ma arvutan korra midagi. Ma arvutan korra midagi. Jah, 200. 200? Oota, kuula. Päris suur teleks. Vaata, need mustad on nagu liiga mustad praegu. Kuule, shut the fuck up, Fred. Ma lähen tagasi, sa disrespectis nii palju, et 3 sotti, let's go. Fred, bro. Ma ei jaksa tegeleda suga. Panen sulle 3 sotti. Aitäh, ja tahaks kohe ülekannet. Bruh. Võib-olla ülekannet. Jaa, täpselt nii oligi. Ja arvestage sellega, et sõbrad hakkavad ka teile räigelt puid panema. Nüüd paneme kõik asjad müüki. Ma panin story'desse mingid asjad ära ja juba mingi vend küsib, et kuule, kas sa alles on? Davai, võtan ära. Pap! 50 euri nagu niuhti. Vaatame, kas juba tahab raha ka kanda. Pam! Esimesed 55 euri saadud nagu niuhti. 55. Ilusti näha. Väga kena. Meie challenge on ametlikult käima läinud. Let's go! Muidugi nüüd see hakkab pihta see pakiautomaadi mingi toimetamine ka, no. Selle peale ma ei mõeldki. Tahaks nagu nii palju asju teha, aga see võtab nii palju aega, et ma saan aru, miks inimestel nagu kogunevad need asjad. Nad lihtsalt ei viitsi müüa neid asju. Kuna see uploadimine ja see on lihtsalt meeletult tüütu. Nii veidrad seda teha, ma ei kujuta ette, mingid venad mõtlevad, et täitsa persis ja vaaklen rahad otsas, GG, nägemist, vaata. Nüüd aga pakime kõik riided kokku ja viime kirbukale. No, nagu öeldud sai, siis riideid saab panna üles Jaagasse ja Vintedisse. Ausõna, juba sellest kossimajandusest on täiesti kopp ees. No mulle kirjutas Sarapuu kirbuka omanik siis, et kuule, too meile, say less, ma panen asjad kokku ja viin sinna ja vaatame, mis saab. Ma pole seda kunagi teinud, aga äkki kirbukas on see lahendus, see kiire, mõnus lahendus, mis võiks mulle sobida. Paneme riided kokku. Nii okei, pool tundi see kogu trall aega võttis, räigelt asju, kogu kohver täis ja läheme kirbukale. Tulin siia ära saatma ka asju, nii et fun times. Nii, Sarapuu kirbukasse kõik asjad ära toodud. Volitan kõik need asjad Helenile. Tema paneb hinnad, nii et süüdistage teda. Saate ühesõnaga siia tulla, tehakse mingi boks. No siin igast muud manti ka, aga muidugi peate ainult minu asju ostma. Ühesõnaga saate siia tulla ja hakkame raha teenima. Ei ole midagi.
kossid viskasin Instastorisse üles, riided on juba kirbukas ja et mitte keegi kobiseda ei saaks, et kuule, sa oled see vaakin ja sa paned storisse üles ja siis on sul lihtne müüa ja inimesed tahavad sult osta, siis, et seda ennetada, ma lasin Kelly emal Aivil kõik asjad Facebook Marketplace üles panna, et challenge oleks natukenegi põnevam. Ja nüüd oligi aeg ostjatega kokku saada ja asjad üle anda. Palun, raha ka. Lähme eesteks. Tšau. Ilusti olemas. Bye. Ühesõnaga samal ajal, kui ma siis kossi ära viisin, üks trukk andis veel 50 euri ja siis Insta on täiesti hulluks minemas. Mõned vennad panid juba kosside need broneeringud peale. Lähme tegelema. Okei, teine päev challenge'ist. Ärkan üles. Insta on täis IM-e. Ehk siis tänane päev näeb selline välja, et ma hakkan kosse siis saatma inimestele. Aga algus on hea, ma arvan, et eeles midagi oli mingi 5 sotti vist kokku või. Ja see on minu arust päris okei tulemus. Arvestades, et meil oli 0 eurot teile ja me selle teenisime ainult nende asjadega, mis meil tegelikult juba olemas on ja me ei kasuta neid. Seega super algus. Põmm! Aitäh sulle! Aus. Väga aus. Teine päev hakkab läbi saama ja 2 päevaga oleme me kogunud 815 eurot. Lihtsalt asjadest, mida ma enam ei kasuta ja 815 eurot. Ja siin veel mõned on nagu veel siin küsivad, kas seda saaks, kas toda saaks. Mingid asjad ma pole veel isegi jõudnud üles panna ja alles asjad läksid kirbukale. Seega crazy lihtsalt, mis summad meil tegelikult kodudes vedelevad ja kuidas me saaks tegelikult selle asja käima panna. Ühesõnaga paneme mingid asjad veel müüki ja siis homme võtame mingi muu mooduse, kuidas saaks raha juurde teha. 3. päev ja nüüd on niimoodi, et asju on veel müüa, saame üles pandud, aga võtame ette järgmise asja, mis peaks olema täielik no-brainer, kui sa alustad nullist. Et sa võtad lahti Facebooki, kerid kuskile alla siia free stuff ja hakkame vaatama. Äkki me leiame mingisuguse asja, mida saab siis hea hinnaga maha müüa või edasi müüa ja selle pealt siis natuke teenida. Ja siinkohal väike pro-tipp ka, et paned Facebooki searchi tasuta, vajutad group ja siis liitud iga grupiga, kus on vähemalt mainitud korra sõna tasuta. Sest seal rahvas lihtsalt annab kõik ära. Ma olen näinud grille, ma olen näinud isegi autosid ja see on lihtsalt uskumatu, kui palju asju inimesed niisama ära annavad. Mis iganes ma nüüd siin pool tundi midagi sellist vaatasin, mitte midagi ei otseselt ei leidnud. Oli üks telekas, mis taheti kohvi eest põhimõtteliselt. Aga lähme siis nüüd selle juurde edasi, et küsime sõpradelt, kuulge, kas teil on midagi ära anda? Siis kui see ei toimi, siis küsime Instas. Ja samal ajal, kui ma söön, siis tuli esimene müük kirbukalt ka. 3 eurot. Yeah, let's go. Väga aus. Saime tasuta asja. Okei, peaaegu tasuta. Kommikarbi andsin vastu. Aga ühesõnaga väike telekas. Peaks okei olema. Äkki midagi saab. Paneme asja müüki. 15-20 euri saab. Aga samas maast leitud. Nii et. Ja positiivne on see, et mikrolaineahi sai minema viidud. 15 euri nagu niuhti. Aivi pani teleka ka juba müüki, nii et see on siis lisa 20 euri, kui joppab. Ja täna hommikuks juba teleka vastu tunti huvi, nii et lähme tagasi stutti. No nii telekas. Mis iganes sa nüüd siin olid 10 tundi, on aeg minna. Andrei Sevakile oju. Jaa, aitäh. Ja ehk läks sõpi kala. Teeme muidugi. Nägemist. Isegi püüad läbi Aivi müüa asju. Ikka kurat, saavad teada. Aga raha on käes, 20 euri. Let's go. Okei, nüüd ma panin Instasse story üles, et kui kellelgi mingit tasuta asja ära anda on, siis kirjutagu. Kohe üks vend kirjutas, et tal on mingi helikaart ära anda. Vist on soolas. Ja ma arvan, et helikaardi eest võiks saada 50-100 eurot äkki. Mis sa mulle pakud siin helikaart siis? Väga aus. See on väga tore, et see on vist selle USB selle. Ja. Kuule, olgu. Ja, davai. Suured tänud sulle. Sulle ka jõudu. Tšau.
helikaart käes, lükkame müüki. Ühesõnaga, igaks juhuks kontrollisin selle helikaardiga üle, kas toimib või mitte. Ühendasin ära, pusisime ja nüüd peaks toimima. Ehk siis nüüd on nagu safe maha müüa, aga seda muidu oleks täiesti lappes olnud. Vaatame, mis hinnaks saab panna ja vaatame. No sott või? 50 kui sott. Ühesõnaga paneme müüki. Kuna Aivi Facebooki postitused on OP-d, kohe läheb meil JBL kõlar ja saame 25 €. Hello! Need on mandid, nad vist. Yeah. I charge up, take the cables as well. Good. Thank you, man. Enjoy. Raha käes, 25 € rikkam ja ma lihtsalt ei saa, et minu arust need müügitehingud on nii fucking kringed. Lihtsalt seisad, vend kontrollib, kas kõik töötab. Aga põhiline, raha on käes. Okei, ma lasin rahval nüüd mingeid asju saata ka. Mul pole õrna aimu ka, mis see on. See on vist see, mis mulliga vett teeb põhimõtteliselt. Mis tundub suht aus. Aitäh! Peseme ära ja paneme müükina. Ühesõnaga pesin ära nüüd kõik asjad küljes ja toimib ka, mis on tore. Vajutad siin ja siis tekib väike mull ja ma ei tea, kas ma teen õigesti, kohe testime. No mingi väike mull tuli, lihtsalt peab ilmselt kauem hoidma, aga vähemalt toimib, nii et paneme müüki. Ja olemegi jõudnud praktiliselt lõppu. Kogu meie summa ilma kirbukata 5 päevaga tuli kokku 1375 €. Ja kui me lisame nüüd kirbuka osa juurde, siis me saame maagilised 108 €. Aga selleks hetkeks, kui ma seda videot filmin, on sinna kogunenud 283 €. Ehk siis, kui me nüüd kõik kokku liidame, saime me 5 päevaga, pluss siis mis iganes see vahemik seal oli, 1658 €. Ja selle jaoks ma ei kulutanud ise mitte ühtegi senti. Okei, kui sa viid asjad kirbukasse, siis see boksi rent natukene maksab, sellega peab arvestama, kuna Sarapuu kirbukas tuli mulle vastu, siis seal me saime tasuta selle. Seega siit võib natuke näpistada. Aga ühesõnaga, ma müüsin asju, mida ma ei kasuta, mida mul vaja ei ole, mis on juba ammu lihtsalt kapis seisnud. Sain tasuta nii Facebook Marketplace'ist kui ka erinevatest gruppidest ja muidugi ka teilt. Ehk siis, kui sul tõepoolest on rasked seisud, siis alati on variant olemas. Sõltub lihtsalt sellest, kui palju sa ise jaksad tõmmelda. Ja siia lisan ka, et väga palju asju jäi veel müümata. Aga nüüd on küsimus selles, mis selle rahaga peale hakata. Selle jaoks on ka lõpmatuseni variante. Sa võid midagi uut ja kasulikku osta, võid oma laene kinni maksta, võid reisile minna, võid OnlyFansis igasuguseid account'e subscribe ida, kuigi see võib-olla ei ole kõige targem mõte. Minul on 2 varianti. 500 € annetan ma sellest ära. Video descriptionisse jätan ma lingid, kuhu te saaksite annetada, kui te seda soovite, aga mina annetan oma raha oma kodukohta ja annan selle Jõgeva muusikakoolile. Ja nii ma võtsin ühendust Jõgeva muusikakooli direktori Merikesega, kellelt ma küsisin otse, et mis neil täpselt vaja oleks seal, mille peale ta vastas, et oleks tore, kui oleks uus telekas ja uued kõlarid. Mõeldud, tehtud. Nii, telekas on solfeggio klassi toodud. Merike nuputas välja, et mis vaja on. Õige asi sai. Nüüd telekas ja kõlarid aitavad välja. Aitavad, aitäh. Aga lähme vaatame edasi. Ehk siis nüüd jääb meil üle 1158 € ja selle ma otse loomulikult investeerin. Nagu te teate, siis ma olen usin investeerija ja kogu selle raha ma suunan sellisele investeerimisplatvormile nagu Lightyear. See on meie oma Eesti firma ja tõepoolest kõige lihtsam ja kõige mugavam koht, kus saab siis investeerida. Ja kui sa tahad Lightyearis oma kontot avada, siis kasuta koodi SEVAKIN, et saada kuni 100 € väärtuses murdaktsia või ETF-i su personaalsele kontole. Aga pea meeles, et investeerimisega ilmselgelt kaasnevad riskid ja kõik see, mis ma räägin siin, ei ole tegu investeerimissoovitusega ega nõuandega. Aga nüüd kanname siis raha Lightyeari ja hakkame toimetama. Raha on nüüd siis Lightyeari konto peal kõik olemas, 1158 € on meil kulutuseks, aga nüüd võib tekkida küsimus, et kuhu siis seal
see raha paigutada, aga Lightyearis õnneks kõik on olemas, aktsiad, fondid, võlakirjad ja nüüd on ka krüpto seal sees. Mina olen investeerimisega juba sealmaal, et mul on need fondid olemas ja investeering murdaktsiatesse. Ja võib-olla minu puhul, kui ma vaatan oma portfooliot, siis mina tahaks suurendada enda metaaktsiaid. Seega ma teen lahti metaaktsia, mul on see maas, nagu siin näha, panen buy ja ostame näiteks siis $500 eest metaaktsiaid. Ülimugav on muidugi see, et execution fee on 50 senti, seega põhimõtteliselt mitte midagi see ei maksa sulle, kui sa mingeid asju ostad. Seega paneme nüüd confirm, põmm, ja nagu näha siis €500 eest on meil metaaktsiaid olemas, $500 eest siis, vabandust. Siis muidugi tahaks lisada veel ka SP500, paneme sinna €200 eest. Siin on üldse execution fee tasuta, seega confirm ja olemas. Ja nagu näha siin siis 5 aasta peale mul on lihtsalt repeat market order peale pandud ja lihtsalt automaatselt kõik need rohelised täpikesed, mis te näete, Lightyear on ise automaatselt minu eest ostnud. Ja samuti on ka Lightyearis nüüd krüpto, seega võtame lahti Bitcoin, meil jääb üle €458, seega paneme nüüd 458, preview order, põmm, ja meil on Bitcoini ka nüüd olemas. Aga krüpto puhul arvesta, et see võib olla väga volatiilne. Ja nii lihtne see ongi. Sul on nüüd kõik siin olemas. Mina täiendasin oma metaportfooliot, SP500 ja lisasin ka Bitcoini natuke siia juurde. Väga lihtne, aga ma loodan, et see inspireerib ka natuke teid rohkem toimetama, natuke rohkem raha teenima. Ja kui te hakkate sarnast asja tegema, siis andke mulle teada, kuidas teil läheb ja palju te siis lõpuks lisaks veel kogusite. Kui juba ühe töönädalaga sai põhimõtteliselt €1400 võrra rikkamaks, no ja kujutage ette, kui te teete seda terve kuu, mis sealt see lisaraha lisaks siis põhitööle võib ka tulla. Andke mulle kommentaaridesse teada, mis challenge'i ma võiksin järgmiseks ette võtta, aga seni olge tublid. Tšau, pakaa!